Tere päevast, kallid vaatajad, kuulajad, meie fännisektor taas teie ees. Oma vist juba 75. episoodiga käsitleme siis Euroopa jalgpalli ja maailma jalgpalli teemasid. Kodukamara puudume vähem ja räägime siis üldiselt intriigidest, mis jalgpallis on, mis meile on huvi pakkunud. Ja mina jätkuvalt Matis, minu ikka veel Kermo. Ja niimoodi me sõuame. Ja, kõige hilisem võib-olla äkki oli, või enam mitte kõige hilisem, aga kõige peamine on see, et Eesti võitis Moldovat 3-2. Nii nagu meil pidi, nii nagu me rääkisime, nii ka läks. Ja sul on õigus, et Eesti lööb 3. Ja Eesti lööb 3, Eesti võidab. Hästi välja mängitud kombinnid. Suurepärane. Eriti Sapinini värav minu meelest. See oli trennis harjutatud. See oli kalkuleeritud, et väravat on kohe enne. Ja ei nagu Poom oli ka, et vaata, et tavaliselt seisab nagu värava sees. Et teine inimesed löötel lihtsalt kättest on nagu, vaatab, et leva pall, vaata. Sa oled oma elu jooksul üldse, kus väravat näinud, kus väravat ongi nagu värava sees. Mina väga ei ole, ei ole isegi madalamatest liigadest ma sellist väravat näinud, et päris kosmaar minu jaoks. No reaalselt ei ole ju, madalamatest liigadest ka sükust asja ei toimunud. No, olen ikka näinud. Mina ei ole. Ma olen päris palju jalgpalli näinud. Ma saan teha, kui väravat on juba värava sees, peab palli kinni. Ei, ma olen ikka seda, et hüppab nagu vaata, võtab niimoodi, ja siis nagu pall on sees, nagu enda käed ka niimoodi. Et püüab niimoodi. Siis on ikka eriti nõtu. Nojah, ega... Tegijat riik juhtub. Mis keegi on Vallerit. Okei, rahu. Aga aitab kodukamara juhtudest räägime siis võib-olla üle 3 üllatust, mis meid 2 saate vahel jalgpallis kõige rohkem üllatanud niimoodi on. Minu jaoks kindlasti... Kas Eesti võit üllatus? Ta otseselt nagu üllatanud. Aga minu jaoks oli üllatus Atalanta, kehv mäng Fiorentina vastu. Atalanta oli täiesti impotentne. Esimene poolega mõlemad minu meelest täiesti. No just Atalanta oli kogu mängu täiesti nagu, et see Kasperini vahetused ka nagu huvitavad olid. Aisu ei olnud ka mitte nagu, et see tiim üldse nagu olemas oleks. Siis ma olin natuke üllatunud sükse Real Madridi Real kehv. Võitsi 3-2, aga sellele, et nad olid nagu kehvad. Et nad nii kehvad olid. Eriti see esimene poolega, mis oli täiesti masendav. Kus kontraks tõmmati nagu ribadeks ja jääd seal poolega ära vilistati, kui oleks pooleks kolmandaga tuppa. Ja kolmas asi, mis mind siis üllatas. Ma mõtlen Rauno Sapinen. Et Moldova vastu, kui efektiivselt ta maha keeras. Et... Jah, ma ütlen, ma ei näe Sapineni suurt väliskarjääri küll tulemas, aga et ta nii hästi nagu seda ikkagi vaatamata pikale vigastuspausile seda maha pööret nii hästi teeb. Ja kui palju Moldova selle korki lendas, siis ma oleks isegi selle poleks võib-olla isegi esimeseks. Ja päriselt see pole isegi 0 irooniat. Päriselt see oli väga lahe. Nii. Mul esimene varan oli see, et see Via derbi oli ikkagi ei täitnud minu ootusi taaskord. Et seda on juba liiga palju viimasel ajal juhtunud. Kuigi enne mängu see müra ja see kõik oli väga äge, aga punane kaart jäi jälle nägemata. Siis, mis ma üle tooksin, Vini Junior. Et kui Real oli kehva, siis Vini oli veel kehvem nagu. Tuli sealt pingilt ja oli päris halb. Ja omandaks on Barcelona, kes on ikkagi... See Hansi Flick on teinud sellest nagu selle Saksa töömasina, sellest Bartsast praegult, et jälle panevad päris julma ja tundub, et neil tõesti vastaseid hetkel ei ole. Et eks vaatame nädala sees Otto B-s Copa del Rey kordus kohtumine neil atleetikaga, et see saab päris oluline olema. Jaa. No võtta, jäämegi selle liiga juurde. Kas võime nüüd kindlalt väita, et atleetika on tiitli heitusest väljas? Jah. Atleetikoga kaotas võõrselis, üks tegid Espanjoliga ja Bilbao ju mängis ka viiki osa suuna kaota, et muidu oleks peale Bilbao ja Atletico kohe mingi 2 punkti, et siis juba oleks heitust 4. koha peale suurem neil. Põhimõtteliselt tegelikult ilus konstruktsioon. 2 nädalaga lendas kogu nagu Atletico. Tegelikult langes 7 päevaga.
nii Champions League'is langeti välja ja siis... Aga 2 nädalat, Champa mängud, Barca mängud on ju ja nüüd Espanyolile ja ühte aegu selle, jah. See koospaus, kõik arvasid, et tuleb kasuks Atleticole, on ju. Aga siis Espanyoliga kohe ei tulnud, aga kõik võib muutuda, on ju, kolmapäeval, et kui võidavad Copa del Rey Barcelonat, siis võib-olla annab veel kuidagi hooga päästa. Aga üldiselt küll on nagu oleks ise reha otsa astutud. Jah, ma arvan, et Atleticole oleks ka Copa del Rey või muidugi. Aga jah, ma ise muidugi tahtsin, eeldasin, et natuke kui ma ei eksi, kas ma ei öelnud, et Atletico võidab tiitli. Mulle meeldib selliseid huvitavaid konstruktsioone ehitada. Aga nad ei ole kehva aastat teinud tegelikult. Üldaasta muidugi, aga lihtsalt... Nüüd läks natuke lappesse. Need otsustavad mängud. Lappes ei, nagu laulis kuulus ilmatüdruk Petriis. Aga... See teadmised on suurepärased, pole midagi öelda. Ma tean, mul on laia silmaringiga. Sellepärast ma keegi mälumängudele, see on 7. kohtas. Aga tõsi, Atletic Bilbao mängis Union Viiki Osasuunaga. Ka ikkagi suur paskide omavaheline mäng. Ja ma viitsin mängu vaadata, et tuld ei olnud. Ja Osasuuna ju parkis teile mäng bussi ja Bilbao omi ära ei löönud, seal Nico Williamsil oli üks väga võimalus, aga see Aitor Fernandez tegi ikkagi päris korraliku partii, aga see kuidas Fernandez kõik neid lahti lööke, minema etsana. Mingi üle poole minutiks iga kord aega lihtsalt, saad aru, et ebareaalne. Aga ma ütlen ausalt, ma isegi nagu mind ikkagi jätkuvalt hämmastab see Paski jalgpallipüramiid või see struktuur või kuidas nad seal nii hästi on. Kuidas on, see ei ole ju suur piirkond, 3+2 võrdub 1 või 3 provintsi, Hispaanias 2 provintsi, Prantsusmaal võrdub 1 riik, Baskimaa ja Bilbao, kes mängib ainult enda omadega, aga vaatad Sociedadi ka, sul on mingi 7 oma kasvandikku, mitte nagu Floral, et on Legionist toodud, vaid täitsa oma klubist tulnud nagu vaata. Vaatad, paned sinna Osasuunad juurde, paned sinna mingi Deportivo Alavesi juurde, paned sinna Eibari juurde. Mõtled, issand jumal, et sul on nagu 20% La Liga klubidest ja 25% isegi vaja. Seal on see ka aega, et on nagu ühes piirkonnast. Teised ju müüvad ka hea meelega Bilbao oma mängid, sest nad on Baskiga poisid. Näiteks see tipuründaile, see Sanadi, see tuli ka Alavesist ju mingi paari miljoniga nüüd jaanuari lõpus seal, et see ongi päris huvitav, et nagu Bilbao on ainuke klubi, kes toob ka ainult Baskiga mängi, ülejäänud ju ei too neid, et aga neil on ikkagi palju Baski. Väga äge. Kui sa mõtled, kui palju Baski üldse kokku on, siis see nagu ei ole nagu meeletu suur arv nüüd ei ole, aga vinge. Aga kliima on parem, kultuur on tugevam, selle tõttu ka võib-olla rohkem tippmängijaid ja me oleme Eestis ainult 30 aastat asja arendanud. Jah, õige. Aga see, mis seal mängupäeval toimub, need sündmused, seda on luist vaadata alati, see, mis seal Salma meesi ümber toimub ja äge. Aga lähmegi siis Baskimaalt otse ümber Barcelonasse. Andaluusias siis toimus Real Betis versus Sevilla mäng. Sevilla linna derbi. Aga mis selle mängu kõige kurem koht oli või? See, et Grete Paia ei saanud esineda. Okay. See, et Isco sai kollase. Ja Barcelona vastu ja Barca vastu jääb mäng ära. Ja Isco on heas osas olnud, aga ma mainin Grete Paiat niisama, ma keegi sotsiaalmeediast nägin, et on ka see viies või? Et Unibet viis mingid oma ambassadorid, Eestist oli Daniel Levi Viinalass ja Grete Paia seal ja siis Ricardo Rodriguez andis neile autogrammi ja siis nad käisid ja laulsid fännidega tänavatel. No nüüd just nüüd. Ja, terve ajal, et millest kas Unibet on siis Real Betis sponsor äkki või midagi või mingi süke partner või midagi sellist. Et mängust nii palju, et 2-1 siis Real Betis võitis, et Sevilla läks küll Vargase väravast juhtima, täitsa kena koll oli. Selline, kena, aga ütleme, mäng oli ikkagi Real Betis kes pigem. Mäng oli kehva, minu mõttes üldse, aga Betis ise võitis selle mängu. Sellega, et see panus nüüd kõige ta riskid on ju vaata. Ja, et aga mängu lõppele mul meeldis, et seal Anthony lehvitas lipuga palju üle ka, aga et tundub, et naudib seda värki ja siis sotsiaalmeedias esimene poistus oli, et mingi maru fänn. Sellise mängi võiks Vetnaliga osta.
et see oli päris hea. Aga siis ütles ka, et me peame seda crowdfundingut tegema, et Anthony saaks järgmine aasta siin olla nagu vaata. Ja kusjuures ma arvan, kui Anthony praegu pakkuda, et nagu... Ei ta tahab jääda muidugi. Et sa oled 2 aastat oli kõledas Manchesteris olnud, igal pool puid saad, nüüd sa oled kohas, kus nagu... Kõik arvastavad siin. Päike on, kõik arvastavad. Anthony ise ka ütles ja vaatad, tulin siia, siin on päike, nagu ma tunnen nüüd inimesena nagu vaata. Päris täitsa haige ja naljakas mõelda selle peale, et ja see mõjutab ja sellepärast ongi, et nagu lõunamaa poistele nagu Julian Alvarez võis nagu City's mängi olla, aga nagu kui me mõtleme, kas talle meeldib elada Madridis või Manchesteris, siis 100 korda ette me oleme kui Madridis. Hispaania keel ja siesta ja päike. Kõik soojub talle varem. Ja siis elan neid atleetiku, neid hoovesid trenni üle. Võt see näinud seda ampe. Aga Barcelona mängis siin 2 korda, neljapäev ja pühapäev. 2 kindlalt võitu. Võid ise 7 väravat. No Osusunaga oli väga veenev. Gironaga natukene seal anti, et siis kui see Tanjumal 1-1, aga see... No ise pärast 3 siis. Barca, ma ei tea. Barca. No Barca liiga tiitel, ma arvan, ma kirjutaks selle neile. Ma veel ei anna. Mina oleks. Nad on seda väärt, aga ma veel ei anna. Väärt seda, nii see öelda. See on 9 mängust jäänud, Barcala vist 5 kodumängu on ju. Ja maikuus on neil klassiko. No see klassiko võib olla väga suur otsustavus. Ei no vaata, mis siin Euroopas ka läheb. Ja see läheb ka palju. Oota, kui Osasuna andis ju protesti siis, et Inigo Martínez oli koondusest ära. Liiga vara mängis jah. Ütleme nii, et seal mõistlik asi on, et kui karistada, siis pannagi mingi rahatrahv, mingi 100 000. Mingi -10 ka panna mulle üles savi. Huvitav, miks? Ei tea, jah. Mina olen -10 ka panna. Aga ei, ma arvan, et üle rahatrahvi seal ei tohiks asi. No sama asi nagu ju see Reali Atletico meeste värk, et seal Pape ja Bellingamid ja need Viniciused pärast mängu seal ja Rüdiger vaata need sestipsed tegid seal Atletico fännidele, et UEFA uurib asja, et Atletico seal appelleeris millegi, et kuulge, puhake jalga, et oleks täpselt vastupidi olnud Bernabeu, et kõik oleks täpselt sama asi olnud. Et me oleme näinud Simeonet tegemas neid samu seste ja Ronaldot tegemas, alati rahatrahv. Sa ei hakka mängu keeldu panema. Ma arvan, et tuleb rahatrahv. Aga sa loodad ju, et Pape ja Rüdigerid saaksid mängukeelu ka ju. Ei, mul ei. Sul teid savi 2 mängu võib panna küll. Ei, mul mõtlen ausalt, et nagu tuleb, vahet ei ole. Aga... Ma ütlen, et rahatrahv on sigadus. Kas ma sulle saatsin ka ühe video? Sa oled mul palju saatnud selle jooksul. See, kus nad tähistasid Atletico fännide video. Et see põhimõtteliselt ongi, et Atletico fännid levitavad videot, kus ongi need Vinicius ja Rüdiger tantsivad, siis padud aati hääled taustaks. Ja siis nagu räägid, et ei, Reali mängid provotseerivad, Atletico ei kunagi midagi. Ja see, kui ma ei tea, Viniciuse lukk nii, et ülespoodi põlema pandi linna peale, see oli ka ju kogematu. See Vinicius ise provotseeris selle. Et ise suured rassistid ja töötlejad ja siis... See läheb nagu mõlemad pidi nagu vaata. Et nii ta on. Real Madrid jäi kodus 2-1 kaotusseisu. Aga see korda arvasid ka, et Real kaotab punkte? Ma arvasin, et... Ma nagu seda arvasin, et... Penalti oli küll üle pehme. Punkte kaotavad, aga... Real on Real, jah? Real on sitne. Jah, aga need ikka võtavad ära. See suletas mulle meelde lihtsalt, see oli mingi 2004-2005 aasta. Vana Ronaldo oli veel Real Madridis, kõik need Zidanid, Figot, Beckhamid, Marmused asjad. Ja siis oli niimoodi, et see oli mingi, minu arust oli 3 mängu järjest, kus Real läks poole jälle kaotusseisus 2-1 või 2-0. Ja kõik 3 mängu võitsid 4-2. Ja see oligi see, et sa mängid, mis sa mängid, et see klass ikkagi tuleb selle, paneb ära, et natuke saavad pragada riietusruumis ja siis tulevad võivad ikka ära. Veits oli see sama vaib, et teine poolek Real tuli ikkagi nagu teise nagu tempoisuga peale. Aga Vini oli kehva. Väga kehva kuidagi. Ma arvan, tal peab mingi muud probleemid ka olema, et selle peas ei ole jätkuvalt korras selle Oinaariga ja ma ei tea, kehva on. Jah. Aga samas on Pape, kes ju pani väidetavalt trahvilöögist,
palli väravasse, aga see oli ju trahvilöök. No, Pape mängis palli lahti, siis pani Fran Garcia edasi ja siis lõi Pape sisse. Siis müür hüppes. Ja, aga see ei ole ju karistlöögi värav. Ei ole karistlöögi värav, aga ma ütleks ka, et ikkagi surnud palju olukorrad mingis mõttes. Mingi määra küll. Mõlemad korrad oli seisvad palli. Aga Pape siis jah, nüüd on Ronaldoga viigis. Esimese hooaja, aga Papel on mingi 10 mängu rohkem vist kui Ronaldol, et see tamp on meeletu, ma räägin. Ja, aga kas mitte Ronaldo ei olnud ka Real Madridi esimene hooaeg 2 kuud vigastatud. Mul on nagu mälus meeles, et ma mäletan, kui seal Ronaldo tuli Real Madridi, siis mulle nagu ta väga ei istunud. Aga siis mäletan lugesid siis too aeg seda nii-öelda värket tüüp oli 2 kuud vigastatud, iga päev ikka pani 7-8 tundi treeningkeskuses seal jõusaali asju, mõtlesin, et kuule, et täitsa ikkagi motiveeritud mängija ikkagi nagu vaata. Midagi tahab teha ikka, ei ole nagu Hazard päris. Madrid, juustu burger. Ei, Madridis on ikka veini tuleb juua. Aga võt, nii palju siis veinitamistest asjadest. Liigume edasi. Läheme edasi. Serie A. Pakkus üllatus sulle. No jaa, kõigepealt Atalanta kui kehv oli. See oli minu jaoks üllatus. Aga ma kõigepealt me peame ikkagi rääkima sellest, et Thiago Motta lasti lahti. No kas see on... Säki ja minu jaoks oli see veits üllatus. Ja, Suraaga toodi sinna meeskonda. Ja, sa maksad talle 20 milli välja. Ja mis sa toodki Conte siis suvel või? Ei, Igor Tudor. Ei, no jaa, aga Tudor on sul suve lõpuni. No ei, aga kui tulevad head trahvused, siis jätkavad. Samad ju Hansi Flick tuli kunagi Interi managerina ja vaata, kus meil tänaseks päevaks on jõudnud. Noh, ma olen skeptiline. Aga mina mõtlesin ikkagi nagu, et Motal antakse aega ehitada, et Bologna pani mängima süsteem, kõik asjad, Bologna siiamaani mängib süsteemi nagu ei muudetud nagu vaata. Juventus on vaja süsteem luua, nüüd vaadatakse, et ei toimi, aga riietusruum, seal peab ka midagi katki olema. Ja nagu mingid asjad, mida nagu, ma ei tea, see, et Dušan Vlahović saab palju palka, ei ole Motta süü. Ei ole. See, et ta tehti leping, et enam iga aasta tuleb mingi 20% palgatõusu, no ma ei tea. Ja siis, kas Motta peab selle pärast seda mängitama või? No ei pea ju. Aga Šulaković on kehva mängija ka. No jaa, kui ta oli heas vormis küll, jah, ta pani Kolomani jõua mängima, aga... Ja kuidas Kolomani pani, on ju? Ja algus oli päris hea ka, aga siis vajus ka tema ära. Point ongi selles, et kui nagu igal treeneril on oma stiil. Ja kui sa ütled, et mängi niimoodi, aga mängi seda Vlahovićiga, siis ta ei saagi mängida. Vlahović ei ole nii liikuv mängija. Tal oli Polonias ju see Joshua Zirkzee, kes ongi... Seal on selline päris tipuründa, et on selline, kas vale üheks. Hübriid, siuke mobiilne. Ja siuke tats on paigas asjad, aga Vlahović on rohkem selline poacher või siuke target meile. Kastiründa, serbralina. Suur serbraründajana. Et mis see ikka öelda. Et ma arvan, et see ei ole nagu Motta süü, kui sa vaatad üldiselt, on ju. Seal ju, seal käibki selle süü veeretamine, on ju. Et kas see spordidirektori süü või Motta süü, et siin Huisse müüd ära Bormuti, kes praegu eriti vaadates, mis keskkaitsekriis on Juventuses üldse kaitsjate kriis. Ja kui hea Huisse on. Kes peaks nagu mängima, on ju. Samas ütleme nüüd, ega kaitse ei ole Itaalias koht, kus nagu noored poisid väga tegusid teevad läbi aegade. Teiseks on ju Moise Keane. Isega temal on palju nalja tehtud ja Everton asjad. Praegu vaata Itaalia, olete kõiga kuumimründa Itaalias. Ja sügisel, kes Marek siin rääkis Fiorentinast, oli ka Moise Keane'ile suured ootused ja täitsa õigustanud neid nagu vaata. Ja siis oli see, kes see teine on, Fratesi. Ei. Davide Fratesi, kes Interis mängib. Ei, ma mõtlen see, kes on ka Fiorentinas keskväljal Juventusest ära laenuga. Aga ühesõnaga, et ei ole pannud neid nagu mängima, et sa panid 3 sükest venda, kes sul võiks praegu põhis mängida, lihtsalt lasid minema nagu vaata. Aga samas, kui treener tahab, siis nagu miks... Nii, see Juve koostis ei ole kehva ka minu meelest, et seal on need McKennid, Raviod... No Douglas Luiz osteti mingi 70 miljoniga. Sellega ma jäid sämbrisse. Sügab pink, miks? Kellele, on ju? Kaitses on neil ju, läks kehvasti ka Premersiga oli kastada. No jaa. Danilo langes välja seal kohe ja... Danilo külmutati ära, las üldse vabaks, Danilo on praegu Flamengo. Ja, aga ikkagi Tiit Huissini maha, on ju. See Luisiniga läks kõige kehvem. Suvel vaatad, kuidas 60 miljoniga nagu endab reaali või? Suvel ei nagu, mis see teed, on ju, et ma saan aru, et rahulolematuks on põhjus, aga kes on treeneri asi või spordidirektori asi. Selles on küsimus.
aga Juventus võttis jah 1-0 võidu. Ja Fiorentina Atalanta oli ikkagi suhteliselt impotentne. Lõpus tegi Etelel minu just ühe ohtliku peale tegi. Kas Moise Keane viis Fiorentinas poole lõpus veel juhtimisegi? Et Moise Keane viis Fiorentina juhtima ka veel poole lõpus juba. Ja 45+1 äkki või midagi. Ise röövis palli ja läks nagu väga hästi lahendas ära. No ta on Maarja Balotelli. Ja ta oli tõesti ohtlik ka teine poole ka selle palli kasti joone veel keeras. Ja endab kõik kindlusega, et ma löön siit värava nagu okei, löön teine. See enesekindlus on olemas nagu vaata. Nagu provis David. See oli nagu super. Napoli Milani. Mängis Milaniga. Ütleme, et esimene poolaeg oli ikka täielikult Napolil. Teine poolaeg pigem ka Napolil. Penalti lõi veel Milan mööda. Ja suur austuseks. Ja Luka Jovic tundus uuesti nagu mängumehele, nagu tahtis. Ühe lõi ja Jovic ongi mängumeest. Läks seal ikkagi üritas teha, aga minu mõelest ikkagi see nagu Teo Hernandez. Tal ka midagi ainult ründe suunas. Ma ütlen nagu need vennad, kes kantsid, need Hernandezed, Manjanid, nad ei kanna enam. Ei tea, tõesti, sul on nagu Rainersid asjad, aga mingi Rahva Leavad, nalja või? Ei, Milani on väike kriis praegu, see on selgena, et see on... Ja see on okei. Neid asju tuleb ette. Et tuletame meelde ka Napoli oli kriis eelmine aasta. Praegu on tabeli tipus 3 punkti Interist maas, aga omavahel mäng on ka Inter võitis 1-0. Aga mõtle, mis nagu emotsiooniga või vibra neid asju vaadata, et ta tuli, tegi, võitis samade meestega, põhimõtteliselt. Ei ole väga palju muud see toimunud selle ajaga. Ja siis nüüd ei saa keegi midagi hakkama. Peab putsat varnast vist välja võtma. Ta ka jalga panema. Seda juhtub. Aga lihtsalt ma arvan, et ka see nii-öelda Conte Itaalias siis töötab, eriti kui sa annad talle vabad käed, nii nagu ta Napolis on seda teha. Milanis ma arvan, et on ikkagi see Maldini ja nende lahkumine, ma arvan, et see jälje. Ja mul oli isegi kahju, et see jäljed. Aga kõige paremini. Aga räägitakse uuest treenerist. Milani. Nii ka Milani. Ja, et väidetavalt siis Konstantsava ikkagi Paratiisis, kes oli seal Juve spordidirektor, Tottenhami spordidirektor, see bänni. On väidetavalt tulemas Milani spordidirektoriks ja ka üritab siis Prantsusmaalt treenerit tuua. On teada ka keda, Jah, kunagi noorena mänginud Milani noortesüsteemis Deservit. Ma korra mõtlesin, kas sa ütled Deservi nime päriselt välja? Jaa. Aga saad Deservi veel ühte aega, kui Marseilles lahkub või? Ma ei imestaks üldse seda ondaga. No see Milani oleks Brightonis ka suht lamp ära on minu mõelest. Aga ma arvan, et ta on natuke jalgpalliromantik, et võib-olla ma arvan, ta võib olla seal nagu Brightonis kuskil ja niimoodi, aga ma arvan, liigatitite peale tema jalgpalliga väga raske nagu mängida ja võita. Või siis sul peab olema tõesti tohutult ja ressurss nagu Manchester Cityl, et sa saad nagu tailor-made mängid võtta, nagu, kes sobivad täpselt sinna süsteemi, keegi kõlba viskad ära võtad järgmise. Aga samamoodi räägitakse, et juhata Conte läheb Juventusesse tagasi, et see nii-öelda virvar Itaalias ikka käib. Ja kõige paremini nii-öelda planeeritud tiim, strateegilist ehitatud on ikkagi Inter Milan, marsib tiitli poole. Ma arvan, et jõuavad Champions League'is väga kaugele. Vaata ka, et seal Turam toodud vabaagendina, Hakan Šaklanoglu toodud vabaagendina Milanist. Ja ma mäletan, ta mängis kunagi Hamburgis, vaatame, see ründav poolkaits. Siis kui 50 meetrit veel trahvilega siis. Ja nüüd mängib see keskele sügavuses playmaker, kassi tagant, nii ohtlik. Üliad, äärevaatsed, diagonaalid, kasti tagant, ohtlik, vaatad seal, kes paneb ringi keskveli südamest, nagu Henrik Mkhitaryan. Siiamaani. Ta oli juba, mis ta oli, 11 aastat tagasi oli, tõmbas Donetski Žaltarist, tõmbas Euroopa puruks. Siis pani Arsenalis. Ei, siis ta läks Dortmundi. Siis ta läks Unitedi. Siis ta läks Arsenali. Ja Arsenalist läks lõpuks ära Interisse. Ja see, et Interisse nagu jätkot on nagu hea mängumees. Ja tööloom nagu. Ja nagu ütleme, et kõik need nii-öelda Inglismaal maakondade mängijad nagu tegelikult nagu see ei tähenda, et Inglismaal ei lähe, et nad ei oleks mängumehed. Ja vaat Dimarco, asjad, Dumfries, et super, et mõtlegi, et
Trumm suvel 60-ga jälle kuskile Inglismaale enne. 20-ga toob Belgiast jälle mingi suvalise ründe, mingi Promised David teine. Mingi Promised David, jah. Ei mõtlen, ma ütlesin seda juba ammu. Ei, see mine see hullu teana. Keegi ütles ka tribüünis ja chatis, et Promised Davidi turuväärtus oli transfermarketis juba 6 miljonit. Kuulekas, jah. Ma arvan, et Tehva mõtleb, et kurat, oleks ikka küsinud 2 miljonit. Ei, aga mõtle, kui seal, ma ise väga loodan, et poolfinaalis me näeme Inter Barcelonat. Et see võiks väga aastas olla. Ma tean, et meil on need Bayerni fännid, aga te olete kehvad. Inter Barca oleks minu meelest üliäge vaarma. Oleks. Ei vaid vastu. Et Inter Itaalias lammutab, võiks Euroopas ka lammutada üle pika aja. Tegelikult oleks jah lahe, kui Itaalia klubi võidaks meistrite liiga. No seda millal viimati võitis Itaalia klubi? Äkki oligi 2011, kui Inter võitis või? Või 2010 see või 2011? 10 vist. Kui Diego Milito ja Samuel Eto'o ja Cambiasso, Stankovic, Zanetti. Päris tuumili sats, jah. Walter Samuel, Luus. Oli 8 oli United, 9 oli Barca ja 10 oli Inter. Jah, 11 oli uuesti Barca. Ja siis tuli ju Bayern, Chelsea, Real ja muudesmoodi. Jah, ei see jõu tänapäeva. Tõsi? Jõu tänapäeva, kus oli Real, Liverpool, Real. Aga Inter Barca oleks väga paar, ta tahaks näha ja teiselt poolt tahaks näha siis Real Aston Villat. Keegi küsib. Keegi naljaks. Ma tean, et väga paljud soovivad Dortmund Aston Villa Champions League finaali, et see oleks ka päris äge andmine. See oleks väga äge. Aga liigumist edasi, läheb Bundesliga juurde. No, kuidas Dortmundil läheb? Dortmund võitis tabeli 4. tiimi 3-1. Repul valdas peatreeneri. Dortmund oli isegi parem mänguliselt. Aga väga tihe on Saksamaal. Vaatasin laupäev. Kas vaatasid mängu? Ma vaatasin seda Leipzig-Borussia mängu. Okay. Ja siis kuuled lihtsalt klappidest. Ülihea staadioni oli ka nagu see. Šalalalala. Borussia. Ja ilus ilm oli ka just, et äkki ikkagi läheks selle 5 Flora Kure mängule nagu. Aga siis otsustasin, et ei lähe. Vahest riigid ju. Jah, aga Leipzigi valendas peatreeneri, tabelis 6. Meistrite liigas suur põrumine. Viimane. Et mida sealt nii, kuhu edasi, kuidas edasi? Aga nüüd... Suur küsimus, kellega edasi on ju? Seal Jüri Lopiga äkki. Ei, palun, ei. Oi, see oleks nii äge tegelikult, kui ta läheks. See oleks peale. Ei, ma sõnal, et pealkirja mõttes lahe oleks Klopp treeniks, aga nagu ära kuse veel oma selle nii-öelda nagu selle peale, mis varasemalt oled teinud ja öelnud nagu. Aga ütleme, raha peab teenime $20 miljonit aastasega. 20 miljonit on ju. Ja. Aga Sankt Pauli Bayern. Oi jah, see oli terav mäng. Ma ise ei vaadanud küll. Mis see lõpp, 3-2 või? 3-2 jah. Heitsa lõpp. Meie Mets oleks olnud 2 võitnud. Või 3-0, ei teagi. Eks ta nii on. Aga ikkagi tabeli tipus vahe on ikkagi 4 punkti Bayerni ja 6. Aga ikkagi vahe eksisteerib. Jeeli Bayern võidab Sankt Paulit kodus. No ja oleks ikka punkte kaotada, vaata. Oleks Leverkus tuleb vahe mingi viimasel päeval, vaata, kui see mingi 2-3 aastat tagasi oli see vaata, kus Dortmund ise ära. Jaa, mine Mets. Sebastian Aller penalti. Mainziga just. Oli Mainziga. Ei noh, sina vist vaatasid, aga ma seal ägedas saates kuulsin, kuidas Härra Kohver oli vist reisil olnud, kes on ülisuur Eesti Dortmundi fänn. Siis ta ütles, et ta isegi ei vaadanud selle mängu, et ta teadis väga hästi, kuidas see mäng lõpeb. Ma mäletan ka, ma olin veel sõbranna sünni peal, ma mäletan. Pange peale, pange Dortmundi sünni peale. Mihkel Uibolehega vaatasime koos telefoni ekraanilt enam-vähem. Kurat, kuidas see nüüd nii on? Need on jutud nii, noh. Terzic, noh. No Terzic küll viimane mingi süüdi on, noh. No kuule, sa pead ikkagi... Pane penalti sisse, ole sõber. Minu meelest see on Mainz äkki selle Pohhu vastu või?
aga see kodus tahaks mingi 2-0 või midagi. Ta oli kodumäng ka jälle. Jaa, siis ongi, pärast sellist kõik on niimoodi. Sul on need võidusärgid juba see. Ei midagi ei ole, lihtsalt kõik ütlesid, et me olemegi Dortmund varjanud, et nii juhtub nagu vaata. Täitsa lõpp. Et nii on. Sellepärast ma olengi elus teinud sellised valikud nagu vaja. Lihtsalt valikud, sa ei tea, mis nad on kannatus. Ja seetõttu jääb... Ei, no ma olen Eesti jalgpallikoolist pärit. Seetõttu jääb sulle ka arusaamatuks, mis on suur rõõm. Vaata, et sul ongi vaata, et üks tiitel Bayerniga on väärt 10 tiitlit Bayerniga väärt vähem kui üks tiitel Bayeriga nagu vaata. Et ikkagi nagu sa võidad kogu aeg, vaata tarjud, ei tulnud tiitlit, vahet ei ole. Kui sul mingi väike klubis on mingi võidu, vaata kui nagu Bilbaos ja näiteks vaata Copa del Rey nagu me oleme rääkinud. Ei, aga see on sama kui Eesti jalgpallikoolist ühe mänguna. Me läksime kõik kulluks, kui me Moldovat võitsime. Ei läinud. Mina olen küll väga uhkena. Aga me peame üks meeskond võitma ja nii see peab meile arvuseks saama. Ärme nüüd lähe koondise juurde. See lihtsalt üld. Vot, sellised pildid Saksamaalt. Nii. Inglismaal. Mängiti mingit karikat. Jah. Mängiti mingit karikat või vanemat karikat. Ja Bournemouth ja City. Mängis omavahel Bournemouth läks juhtuma. Haalamist teksis penaltil ka veel. Ja. Aga lõpuks ta ise võidu ma ei jää. Aga veel tribüüni kommentaar, mis keegi ütles, et ta oli oma Mount Epicu ehitanud selle peale, et City võidab selle mängu ja teeb lahti, vaatab perse, Bournemouth juhib. Nii et ja Epic Betis jätkuvalt Mount Epic arvanit ülesse. Ma ei tea, mis raha meil seal jälle teile vooluma võivad hakata, et minu teada, kas keegi võits ära ka selle ühe, et ei ole midagi elus impossible. Ja üks võitja vist on olnud, tema, siis kui keegi teine seda ära ei tee, siis ta saab selle 20 tonni. Hakkake ruttu tegema siis. Jah, pluss raha, mis ta võitis. Eesti kadedus on selline, vaata, et rühm peab ruttu hakkama tegema. Ja. Rets. Aga vot, selline selle on, et O'Reilly, kes oli siis tuli vasakkaitsest, tegi mängu, mõlemad assistid. Aga sa vaatasidki siis City mängu, jah? Ei, ma ei vaata, ma vaatasin, kui City oli 1-1, siis ma olin... Spakini jälle aitab küll. Ma ei taha sellist negatiivsust oma ellu. Aga Haaland läks karkudel minema. Jaa, et see on nagu, see võib olla siuke ohutu ennetus, et... Aga võib ka mitte. Ma lihtsalt olen neid enne ka neid karkudega läinud minejaid ja siis 2 päeva hiljem mängib nagu kulda jälle, et no vaata, mis Haalandist saab. Aga ma kuulsin, mul paar tuttat ikkagi vaatasid mängu lõpuni. Ütlesid Haaland ikka vaasti? Ja ütlesid, et see oli nagu City selle hooaja parim mäng. City parim mäng. Et Brüne tagasi ja ikkagi nagu mäng jooksis. See Brüne tagasi, no ma ei tea, kui ta on tagasi. Ei no, hooaja lõpuni, sa pead ju kestma, et sa pead ikkagi mingit nagu... No hooaja lõpuni on meil omaga minna. Klubide MM ka meil tuleb. Ja sinna on ju nüüd see, et tehti see reegli muudatus, kas Ronaldo saab mängida. See on minu meelest fake uudis. Ei no ütle, et sulle kohe niimoodi. Ei, ma isegi tahad, et Ronaldo võttes selle City helesinise särgi. Ei no esmalt tuli suudis, et Ronaldo Messi koos Miami Interis. Siis järsku puhuti välja, et Ronaldo läheb Chelsea'sse või City'sse. See peab seda kommunikatsiooni osakonda kiitma, et see on hea spin, vaata, inimesed räägivad sellest. Muidugi. Ma isegi ütlen ausalt, et mul pole isegi väga huvi see turniiri vaadata, aga vaata, ikkagi räägime sellest. Küll sa vaatad seda nagu nii, kui see on käes. Kui kõik on põhimehed seal koos. Suvi on... Ei no, MM-i oled ka vaadata. Huvitama võib-olla vaadata, kui mingi Flamengo tuleb ja peab mängima nagu mingi sükse. Man City, jah? No näiteks, aga see on huvitav. Mängud tulevad ju. Aga jõhker raha, et põhimõtteliselt võitjala võimalik... 150 miljonit oli või? Mis 120, aga nagu ühesõnaga Premier League'i nagu klubile võimalik selle, et teenida selle turnaga rohkem kui nagu premi võitmisega. Et me saame aru, miks nagu klubid tahavad sinna minna. Ongi teed koossis ju suuremaks, et sa saaks jõuaksid sinna... Aga mis järg sellega ongi, et ongi suke reegel, et sa võid tuua ühe mängi 9 kuuks endale või noh, või just neid mängiski rohkem on ju. Võid ühe mängi ja tuua või mitu mängi tuua 9 kuuks. Ei, ma arvan, see ongi süke... See on pask reegel. Ei, aga ma arvan, et see ongi see projekt mingi Saudi rahastusega enam vähem vaata, et siis tulebki järsku vaatad, noh, oi, Newcastle ka sinna kuidagi jõudnud järsku Ronaldo ja Milinkovic, Savic ja Sadio Mane, kõik, kes on kogutud,
oi, selleks ajaks on siin nagu vaata. Siis augustikuu Ronaldo ei olegi Newcastle'is. Kermol juba särk ostetud, Ronaldo 7 Newcastle. Varaga koos, vara mõtleb, kes see poiss on, mis Ronaldost ta räägib. Me siin kõik oled Shearerid koos nagu vaata. Ronaldo ei olegi algkostus. Mis Ronaldo on? Shearer on. Ei, Toomas, Aleksander Isak. Kes Isak on? Shearer on minu mõelest. Isak Arsenalis juba siis jah. Kuna Arsenalist rääkides Victor Gyökeres on vist tulemas või? Ei usu seda. Enne ei usu, kui ei näe. Jah, ei viitsi ka nagu sellele mõelda. Ma olen rääkinud, et tuttavalt, kes on Arsenali suured fännid ja üks Mario, kes on väga-väga suur, mitte Trump on ju, kes on väga suur Arsenali fänn, et ta ütles, et tema isegi viitsinud vaadata. Et Arsenal pole õiget ründajat, et mida ta vaatab, et Arsenali mängupilt on nii kole praegu, et ei anna vaadata. Vaata, kuidas Sadarkas Merino paneb. Aga räägid, kas tagasi treeningut enam ja saad ka? No jaa, aga ma isegi võib-olla tahaks, et Saka ei mängiks ja vaag enam. Miks? No las tuleb tagasi vormi järgmine hooaeg. Sa ei usu veel Champions League'is võimetesse? Uue hooga. Sa oled Champions League'is veerandfinaalis, sa räägid sükust juttu? Ei, no jaa, aga Reali paneb kott ära selge. Okei. Siis tuleb PSG arvatavasti. No siis on juba raske. Siis mõtled, miks sa pead Saka tervisega riskima selleks, et nüüd nagu siin PSG vastu välja lennata? Imes ikka. Aus oleks teha niimoodi, et nagu läheb PSG kokku, et ma ei mängi teiega. Aga 0-3 meile. Jah, tead mingi rõve nagu naftaklubi me boikoteerime. Selge. Et tegelikult vaata siin ongi, et miks ma pean mingi Katari tiimiga mängima nagu? Ei peagi. Et nagu üks klubi, mis on eraomandusmöllu, see põhimõtteliselt ka, et vaata, tegelikult mul on nagu Newcastle fännide pärast. Väga hea meel. Tiiti võitsid 70 aastat. Mängid neid pilustusi ka mis seal? Tegelikult see legimitiseerib seda kuradi Saudi Araabia prestiisi ja maine poliitikat. Samamoodi nagu Chelsea võidud on teinud normaalsuseks Vene oligarhide musta raha, verele ehitatud impeeriumi, korruptsioonile ehitatud impeeriumi. Samamoodi kui PSG võidud kinnistavad seda Katari asja. Need oleks pidanud UEFA ammu ära keelama. See oleks veel magusam, kui sa võidad ju seda meeskonda. Ole see mees. Ei no jaa, PSG-d ongi võidetud, vaatan. Ei no jah, aga nagu Chelsea vaata. Ja lõpuks võitsid selle Champions League'i, mida nii kaua oli tahtnud. Aga nagu see oleks jumala okei, kui poleks mingit Vene oligarhi raha, kui ei oleks mingit naftariiki, kes ostavad klubis üles. Et City'ga samamoodi. See on karm reaalsus, Matis. Ei, ma tean, et on, aga see on see, mis jalgpallis valesti. See on see, mis jalgpalli suretab ja see on see, mis teeb ta ka nagu tegelikult pikas perspektiivis kaugendab inimesi jalgpalli. Ta teeb jalgpallist nagu toote või nagu mingi sükse ongi sükse toode, mida müüa kasutada, kuidas sa tahad. Et on äkki kultuuriline fenomen. Et kui võtame näiteks, ma ei tea, sul on palju influencerid, keda sa jälgid või? No mõni kindlasti. Näiteks? Keda ma nagu jälgin. Nagu Eesti tasandil mõtled, et see? Jah, näiteks. Ma ei tea, Andrei Sevakin näiteks. Okei, kui Sevakin läheb poodi, võtab mingi asju, ütleb, see on üli hea. Iga vähe tarbin. Ostad? Pigem mitte just. Aga kui sa läheb poodi, et midagi tahaks, mõtled, kuidas Sevakin üldse on see, et proovin ära. Ei no see on see, et noortele ta läheb vaata. Ja ta vaikselt ikkagi imbub. Sa oled seda näinud nagu vaata imbub. Ja siis samamoodi ongi see, et nagu tulebki seal, ma ei tea, mingi Kataris always good ja mis iganes. Nad nagu vaikselt imitsevad ja see on nii vastik, seda ei tohiks olla. Jaa, ma olen nõus. Aga Saudid, kui te olete valmis mulle maksma 1 aastas, siis ärge kuulaksid juttu. See ei tüü jutt. Ma teen nalja. See on iroonia jutumärgid. Aga tegelikult on niimoodi, et kui sa teed jalgpallis produkti, siis ta ikkagi lõpuks hakkab kaotama seda mingit väärtust. Mingit väärtust ja ikkagi
kontakti nii-öelda, kui sa teed sellest nagu toote, siis asi lähebki niimoodi, nagu Piqué ütleb, et inimesed ei jaksa vaadata, et teeme parem 2x15 ja väiksed väravad ja hästi palju väravad, et siis on mida tähistada nagu vaata. Et muidu on 90 tiksumist nagu vaata. Aga nagu jalgpall on mingi muud. Jah, ma olen sellega nõus. Räägime tulevikust ka. No räägime tulevikust. Copa del Rey. See Viljandi tulevikust. Viljandi täna ei räägi. Nii, Copa del Rey. On Real Sociedad, on ju Madrid ja Atletico Barça. Keda finaalis näeme? Atletico. Ja. Madrid. Madridi derbi Copa del Rey finaalis. Ma arvan ka. Pühapäeval mängid omavahel City ja Manchester United. Ja Manchesteri derbi. Kes on favoriit? City ikka. Arve? Ma arvan küll. Täitsa kindel? Ma arvan küll. Mulle tundub, et Unitedis on nagu mingid asjad nagu vaikselt natuke hakkavad klikkima. Ma olen läinud neid uuesti mängimas pärast koolise pausi, et vaatame. Ei, aga mul on siuke tunne, et võib-olla. Nädal sees, mis tuleb mäng nüüd Nottingham Forestiga, on ju. Kas nüüd homme või ülehomme. Ja siis pühapäeval see Manchesteri derbi, see on jah päris võitemagus ikka. Jah. Rohkem suuri tervisi mul nagu silma jääd. Sellest nädalast. Aga siin ongi, et teisipäevastel, kolmapäevastel on ka ju premimängud. Jah, tuleb. Et saab vaadata, kas... Ja Betis Barcelona kindlasti väga huvitav, ma arvan, liigas. Oi. Aga lihtsalt kahju, et ei ole seda... Betis viimased 5 mängu võitnud. Mõtlen, seal Bilbao peab juba selle taha vaatama, et kas Betis tuleb... Ei, seal lihtsalt on see, et Iskat ei ole. Ei no jaa, aga sa pead ikkagi vaatama, et kas tuleb selle ära järgi juba nagu. Bilbao päriselt. Liiga suured rahad, vahe on 6 punkti, see on 9 mängu lõpuni. Jaa, aga need on kõik Bilbao tähtsad mängud, et see ju osa suunalt võita. No, see on tervi mäng. Need ongi keerulisemad. Mingi tervi, jah. Aga Barça Girona ka tervi mäng. Ei ole päris. Siis vaadake, see maskotid seal oma vahel. Kassi ja Sipelgas tantsivad. See ei ole päris tervi. Osasuna, Barcelona, Bilbao on ikka päris tervi. Okei. Teeme nii. Vot, aga lõpetame siis meie tänaseks. Olge teie tublid. Subscribe'ige, toetage Tribüüni, annetage õllesi ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau.